Come una fontana di montagna che sgorga l'acqua fresca e cristallina, ti so assetato e ho la febbre in cuore, questa è la malattia dell'amore. Ja et nüüd ei jääks majutustest mingit valet muljet, siis Toskaanas on täiesti võimalik ööbida ka nii, et hommikul ei oota sind ees mingisuguseid üllatusi ei linade ega millegi muu arvelt. Küll aga võivad need üllatused tabada sind siis, kui oled eelmisel õhtul unustanud end hotellirestorani toitu ja head veini nautima. Aga see on loomulikult juba igaühe isiklikus distsipliinis kinni. Omadega Castellina in Chianti nimelises linnas ja kui algus ei olnud väga palju lubav, siis tegelikult siin on üks selline pisikene vanalinn, mis on taaskord imeilus oma väikeste kohvikute ja restoranide ja väikeste butiikidega. Nii et taas üks selline koht, kuhu on mõistlik tulla, kui siia kanti satut. Muidugi erinevalt nendest eelnevatest Toskaana päevadest on päris jahe. Kui eile olid temperatuurid ikkagi 20 peale, siis täna algas 9 ja hetkel näitab 12. Vahepealseks kommunaalinfoks nii palju, et meie Peukar on nüüd läbi sõitnud Tallinnast alates 3124 kilomeetrit ja siin mägedes aeglaselt üles ja alla keerutades on kütuse kulu 5,3 liitrit 100-le. Nii et siiamaani oleme püsinud ilusasti graafikus. Ja praegu oleme siis selle koha peal siin Castellina in Chianti ja järgmiseks ootab meid ees Monte Regioni nimeline koht. Siuke pisikene, ma täpselt ei mäleta, mis seal on, aga me oleme selle siin kollaseks teinud. Ja siis juba suurlinn Siena ja siis hakkame allapoole minema. Siin on veel 3-4 vaatamisväärsust või sellist huvipunkti meil kirja pandud, nii et teha veel on. Monte Regioni on uhke kindluslinnak ja loomulikult asub ka see mäe otsas. Selline ülirahulik, ilus nagu nad kõik, vaikne nagu nad kõik ja põhimõtteliselt samasuguseid butiike täis nagu nad kõik. Lisaks veel mõni tõenäoliselt väga kallis hotell. Keda need poed huvitavad? Tegelikult on linnad kõik ülinunnud, väga romantilised. Ei ole üldse tegelikult ühesugused. Jah, täitsa tõsi, tegelikult on siin hulganisti põnevaid muuseumid, kuhu sisse saab minna ja esmakordselt saab siin ka mööda müüri jalutada. Igal pool on neid oliive meeletus koguses. Kibe. Appi kui kibe. Olin mürgised oliivid.
palju meil õues sooja on? 17. Hakkab jälle minema Toskanale omaseks. Huvitav lugu on see, et siin osadel mägiteedel on kiirusepiirang 90 km tunnis ja ma pean küll tunnistama, et ma sellist kiirust küll ei julge seal sisse võtta. Nõnnak, me oleme nüüd omadega Sienas ja kogemus muidugi hoopis teistsugune kui seal maapiirkondades nende väikeste vaatamisväärsuste juures. Algas juba sellest pihta, et tegelikult kõigepealt ma usun, et pool tundi läks aega enne, kui me leidsime selle linna ääres ühe parkimiskoha, kuhu auto ära panna. Ja siin muidugi sõidavad ka sellist tibadillukeste autodega, et meie suur 5008 ei tahtnudki eriti kuskil ära mahtuda. Aga lõpuks saime sellise prao, kust uksed enam-vähem lahti said, nii et saime välja imbuda teiste autode vahelt. Ja siis jäi meil jalgu kohe üks suur kindlus, mille sees arvasime vanalinna olevat. Ja siis jalutasime mööda linna edasi, leidsime lõpuks vanalinnaga üles ja see on gigantselt äge arhitektuur, mis siin kõik on ja hiigelsuured kirikud ja pühakojad ja uhked majad. Ühesõnaga siin on vaatamist tegelikult arhitektuurilisele inimesele tõenäoliselt päevadeks ja siin ringi jalutada. Aga terve see vanalinna täis erinevaid põnevaid käike ja selliseid kangialuseid, kus kohast mingisuguse järgmisesse universumisse ennast viia ja keerad siit vasakule ja satud hoopis teistsugusesse kohta. Ülipõnev. Aga nüüd on see lugu, et sammud on tegelikult täis. Jalad ei taha enam kuskil kõndida. Istume siin vanalinna servas väikses kohvikus ja tahtsime süüa, aga söögimisega on siin Itaalias niimoodi, et kella 3-st kella 6-ni on kõik söögiasjad enamasti kinni. Nii et järgi jääb ainult kohvikest nautida ja siis põgeneme siit juba väiksematesse piirkondadesse tagasi. Ma pean siinkohal ära klaarima Itaalia vees veel ühe sellise väikese võla. Kui ma siin alguses kaagutasin, et kohvid lähevad väikseks, siis see tugines mu varasematele kogemustele, kus kogu aeg oli vaja tõestada, mida sa tahad ja kui suurt kohvi sa tahad ja miks sa üldse suurt kohvi tahad. Siis seekord on asi ikkagi läinud nii palju lihtsamaks, et vähemalt nendest turistipiirkondadest saadakse aru, kui sa ikkagi tahad suurt kohvi saada, siis noogutatakse ja tuuakse sulle ikkagi nagu võimalik suurim variant. Enamasti on see siis selline. Jõudsime nüüd omadega Molsasine nimelisse asulasse ja ma ei tea, võib-olla teiselt poolt tuleb suur magistraal siia üles, aga see rada, mida Karmin meid siia juhatas, oli küll väga põnev. Vahepeal läks see tõus nii retsiks, et Peugeot rattad käisid kruusa peal ringi ja oli igavesti põnev tõus. Ja loomulikult, kui me siia mäe otsa jõudsime, siis neid vaateid ei saagi kuidagi moodi sõnadega edasi anda. Nii et see koht pange endale ka kindlasti kaardi peale. Ja need kohalikud jäätised on ka sellised, millele ei suuda eriti ei öelda. Ja see näeb veel nagu erakordselt äge välja. Vot ongi suur tee olemas, aga tee tulge ikka seda väikest mööda. Hullult äge linn on see. Ma isegi arvan, et see on
võib-olla selle reisi üks minu lemmiklinnasid, kui ma siiamaani pidasin väga südamelähedaseks seda hiigelsuure lossiga linna, mille nimi mul jälle meelde ei tule, aga kaardi peal on kirjas ja see ongi oluline, et ta kuskil kirjas. Siis see on nüüd kindlasti ka raginal sinna esikoha peale ronimas ja vaatame, mis see paar järgnevat päeva siis veel teevad. Ega need keerulised linnanimed saagi kuidagi meelde jääda ja need peavadki kirjas olema. Ei ole ju päris nii suupärased nagu Paide või Põlva või Põltsamaa näiteks. Aga me paneme kõik selle nimekirja käitud linnadest viimase episoodi alla kirja, nii et siis kellelegi midagi meeldib, teate suunda sättida. Ja need panoraamid on siin ikkagi klass omaette.